lapsed, kuhu me lähme? 3-4. Lõbustusparki! Särgänniemi, Särgänniemi, Särgänniemi. Lõbutsema! Kristjan! Kristjan! Oleme Tamperes, Särgänniemi lõbustuspargis, mis avati 1975. aastal. Ehk et üsna pikka aega on see lõbustuspark siin juba kenasti toiminud. Siin on üle 30 erineva atraktsiooni suurtele ja väikestele. Minu meelest on see Särgänniemi lõbustuspark tegelikult Soome kõige ägedam lõbustuspark üleüldse. Meil oli ka Teeduga põhjust siia tagasi tulla, sellepärast et eelmine kord, kui Soomes käisime, siis mina lubasin, oma perega ma siia tagasi tulen ja mul on veel hea meel selle üle, et sõbra perega kaasa tuli. Mõnusa päikese käes. Ühe sõnaga, tegemist jätkub. Tegemist jätkub mitte 1 päevaks, mitte 2, aga kui juba tulla, siis terveks nädala lõpuks. Üks atraktsioon, mis vähemalt kõikidele sobis, oli selline kiire pauk üles poole, nii et kohe näeme, kuidas naised lapsed taevasse lendavad. Mul selge valutab, ma ei saa peale minna. Oh my God! Noh, karjusid nii kui noor tüdruk seal ratta peal, kuidas oli? See olin mina, kes karjus. Sina, kes karjus? No väga tore, ehmatas oli küll. Ehmatas oli, jah? Alguses oli niimoodi. Okei. Tuled alla. Igal juhul Robert sõitis selle laevaga ja ütles 10 out of 10, mida iganes see peaks tähendama. Muideks, nagu näete, ainukesed julged, kes sellise laeva peale julgevad, on minu oma väike keerutajalaev. Järgmise atraktsiooni peale. No Martine on juba nii vana, et ta on kogenud lõbustuspargi hunt ja hoiab ilusti Martal käest, nii et kõik läheb hästi. Teed, sõbrake, sa vanid oma lapsed just selle Särgänniemi kõige vanema atraktsiooni peale. See troika aastast 1975 siin kõige vanem tõepoolest on. Ja ma oleks ise ka läinud, aga mul hakkab selliste karussellide peal lihtsalt pea ringi käima ja süda läheb pahaks. Mitte hirmu pärast, nagu sina. Ei, vastupidi, ma oleks läinud, mul on arsti tõend. Arst ütles, et ära igaks juhuks mine. Noh, käsi natuke valutab, kael annab tunda süda, aga naine laps on peal, nii et vaata näe, lehvitud. Ma räägin, poole pealt ma kuulsin, kuidas Kristoffer ütles, miks ma pidin siia peale tulema, oli ikka nii hirmus. Jaa. Teed, mine ise. Marta ja Martine läksid teisele ringile. Pole sõnu. Marta on esimest korda elus lõbustuspargis. Esimest korda sõidab karuselliga, jumala julge on. Nagu öeldakse, käbi ei kuku kännust kaugele. Võt see oleks minu sõit selline. Tasa ja targu, ei ole mingit kukkumist, kibamist, kiljumist, aga ei lasta, öeldakse liiga raske, liiga vana. Särgänniemi lõbustuspargi külje all asub Koiranmägi muinasjutumaa, millel on aluse pannud kuulus Soome kirjanik Mauri Kunnos. Jah, tema raamatutel põhineb kogu see muinasjutumaa põhimõtteliselt täpselt sama nagu meil Lottemaa. Nii et te ei pea ise Särgänniemi piletit siia ostmegi, vaid 16 € eest saate lihtsalt tulla oma kõige pisematega vaatama siia loomi ja seda ilusat paika külastama. On nii? Jaa! Lastel on silmad põnevust täis, muudkui jooksevad ringi, keegi ei ripu käega jala küljes ega küsi, millal me siit ära oleme, millal me kohale jõuame. Jube mugavaks on tehtud vanemate elu. Kui Megastaari peal oli selline televiisor, kus said vaadata, kuidas lapsed möllavad, siis siin lihtsalt pole seina ees, võrk on vahel ja näed, kuidas lapsed jooksevad. Ise saad siin abikaasa kõrval istuda ja näiteks kohvi või jäätist lürppida. Limpsi lürppida. Midas nüüd?
Kesepalod. Nüüd Koiranmäel on ka põhimõtteliselt nagu oma kasiino ehk et selline koht, kus iga loos võidab, muud kui tõmbad nöörist ja auhind tuleb. Loterii Allegri! 5 inimest 10 euroga võivad tõmmata. Nii vaatame siis, kuidas Robertil läheb. Tõmba nüüd, võta üks kinni. Nii, see. Opa, Robert sai pihiku. Yes. Marta kord. Piraadi mõõg. Ossoo. Nii, onu Kristjan. Piraadi mõõg. Ja nüüd Kristofer. Mõtleb ja. No. Mees, kes kogu selle lõbu kinni maksnud on, kas tõmbab välja peaauhinna? Tšigivim! Ohoo! Põrsake! Kiitos! Palun! Ravindolasse, just ravindolasse, Näsinnõula ravindola. Mennään pereteid sinna kaugle maa meist, nii et meie Teeduga kahekesi restorani vaikust ja rõõmu nauti. Kurk kuivab, oi kuidas kuivab, kõht on tühi, kõike tahaks head ja panen. 130 meetri kõrgusel Särganniemi lõbustuspargi kohal kõrgub Näsinnõula torn ja see on igatsetud pelgupaik kõigile meestele, pereisadele, kes ei jaksa võib-olla lastega sammu pidada ja kogu aeg atraktsioonilt järgmisele astuda. Siin on jahedust, siin on keelekastet ja loomulikult ka kerget suupistet, kui kõht tühjaks on läinud. Ja võimalusi siin enestada on tegelikult 2. On selline esimene korrus, kus saab tiiru ümber torni teha igale poole vaated loomulikult imelised, aga selline kohvik lihtsam. Kes soovib süüa korralikumalt, see läheb trepikesest üles teisele korrusele. Seal siis on selline pisut pidulikum ja uhkem ja korralikum restoran. Just lisaks sellele, et näed sa ka tegelikult terve Tampere ära, sellepärast, et see aparatuur siin üleval käib ringiratast. Teeb ühe tiiru peale täpselt selle aeg, kui jõuad omale veiseliha pihvi sisse pista. Nii et pole vahet, millisesse lauda satute. Just. Nüüd me oleme siin, nüüd on see lõpp, see on see välja avaldamine ja sees väljas. Ja nüüd peame sinna minema. Ise ei saaks mitte tuhkagi siin aru. Õnneks on lapsed kaasas, kes ütlevad täpselt kuhu minna. Kristofer, kuhu minna? Sinna minna, õige. See tundus algul hea mõte olevat sellise suure paadikesega sõita, sest et minu jaoks on väga oluline asi. Kas tooli külge siin kinnitatakse või mitte? Kui kinnitatakse, järelikult on päris hirmus asi. Aga siin ei kinnitata. Ometigi rahvas karjub, nüüd hakkab mul endal ka jalg juba värisema. Tundub täitsa okei. Ja nüüd läheb lahti sõit kusest alla. Oi, laske! Ja nüüd kokku happi sülge. Kohe läheb vastu. Miks ta niimoodi ringi? Robert, kuidas on? No, kuidas seda päeva kirjeldada? Meeletu möll ja trall ümber ringi. Algul olin mina ja Teet mõlemad sellised entusiasmi täis. Proovisime lastega sammu pidada, aga ei. Mina väsisin kõigepealt ja ega Teet oli tubli, olgem ausad. Möllas siin lõputundideni välja. Lapsed, näiteks Robert, mis sulle, milline atraktsioon meeldis kõige rohkem? Paadiga sõitmine. Paadiga sõitmine, ka mulle meeldis see kõige rohkem. Marta, mis sulle kõige rohkem meeldis siin lõbustuspargis? Paadi oma ja siis see, mis teeb üles ja alla. See asi. Teet, mis sulle kõige rohkem meeldis? Mulle meeldis see hull raid, mille nime ma ei mäleta, Hype või midagi. Me tegime seda koos Martinega. Mul oli tunne, et ma karjusin rohkem kui Martine.
aga kui asjaks läks, oli väga vahva. ja minule oli selline, et mis oli hirmus, see oli mulle Karussell. lapsed said suhkruvatti, jäätist, lagritsat, friikartulit ja kõike seda, mida tegelikult iga päev ei saa ja ei tohi. Ja mis atraktsioon mulle kõige rohkem meeldis, see torn, kus sai rahulikult teha väikse külma õlle, istuda, jalga puhata, teed muidugi kibeles hirmsal kombel uuesti pere juurde tagasi. Nii et sai ju lastele lubatud. ja, seda küll, aga endale tuleb ka vähem mingit rõõmu lubada. Igal juhul nüüd luban ma endale selle rõõmu, et võtan pere kaasa ja paneme Palavai järgmisse kohta edasi. Ja näeme aasta pärast Särganjemis. Särganjemen, Särganjemen! järgmises saates. Teet ukerdab siin puude vahel, nagu oleks esmakordselt. Vaata neid sarvemüksusid, Kristjan. Ta paneb sulle selle sarvemüksuga varsti siuksed tou. Ei pane. Äkki ma võiks nüüd ära minna? Appi!